Miks on elektriliinide mastidel erinevad kujundid? Kui oled kunagi maanteel reisinud, oled kindlasti näinud neid terasest hiiglasi, mis lõikavad silmapiiri ja kannavad juhtmeid, mis toovad elektri meie kodudesse. Need on kõikjal, ületavad mägesid, orge ja linnapiirkondi. Aga kui sa vaatad veidi tähelepanelikumalt, märkad midagi huvitavat. Need ei järgi ühtset mustrit. Mõned neist on laiad ja tugevad, teised tunduvad õhemad ning neid hoiavad maasse kinnitatud peened kaablid. Ja on ka neid, mis näevad välja nagu tõelised metallist mõistatused. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, miks me ühel ja samal teel kohtame nii erineva välimusega mastreid? Täna sukeldume nende tornide disaini tehnilistesse üksikasjadesse ja saame aru, et igal metallikurvil ja igal kaldenurgal on väga täpselt määratletud matemaatiline ja funktsionaalne põhjus. Et selle mitmekesisuse mõistmist alustada, peame esmalt aru saama, mida ülekandetorn tegelikult teeb peale juhtmete hoidmise. Ülekandeliini peamine eesmärk on elektri edastamine väga kõrgetel pingetel, mis võivad ulatuda 500 000 voldini või isegi rohkem. Sellel pingel on elektril loomulik kalduvus otsida kõige lühemat teed maapinnani. Seetõttu on torni esimene ülesanne tagada ohutu kaugus pingestatud juhtmete ja maa vahel ning hoida juhtmed üksteisest eemal. Seega on torni kujuvõrrandi tulemus, mis tasakaalustab elektriohutuse ja vajaliku mehaanilise tugevuse, et taluda tonnide kaupa juhtmeid tuule, vihma ja temperatuuri kõikumiste mõjul. Kõige tavalisem tüüp, mida Brasiilia maastikel näeme, on niinimetatud ripptorn. Nagu nimigi viitab, on selle ülesanne lihtsalt hoida juhtmeid sirgetel lõikudel õhus, liinil. Nendel tornidel ripuvad isolaatorid. Need detailid, mis näevad välja nagu üksteise otsa laotud taldrikud vertikaalselt. Selle konstruktsiooni peamine koormus on kaablite kaal ja külgtuule surve. Kuna see ei pea taluma suuri pikisuunalisi tõmbejõude, ehk siis kaabel ei tõmba torni täie jõuga ette ega taha, võiks see olla kergem ja ökonoomsem. Just sellepärast näeme pikkadel sirgetel mitmeid järjestikku sellise õhema ja lihtsama kujuga torne, sest eesmärk on siin lihtsalt hoida ohutut kõrgust maapinnast. Siiski muutub olukord täielikult, kui ülekandeliin peab tegema kurvi või jõudma lõppsihtkohta. Nendes punktides kasutame ankrutorni, mida tuntakse ka kui nurgatorni. Erinevalt ripptornist, kus kaablid lihtsalt läbivad seda, katkestatakse ankrutorni puhul kaablid ja kinnitatakse need kogu jõuga konstruktsiooni külge. Võid isegi märgata, et nende tornide isolaatorid võivad olla horisontaalses asendis, joondatud kaablitega. See juhtub sellepärast, et torn peab taluma tohutut mehaanilist pinget, kui kaabel üritab seda kurvi poole tõmmata. Aga kuidas suudab nii sale konstruktsioon taluda tonne kaableid, mis kõiguvad tugeva tuule käes? Vastus peitub tugevuses. Ankrutorniid on palju raskemad. Neil on laiem alus ja nad kasutavad palju rohkem terast, et tagada liini stabiilsus isegi siis, kui kaabel ühelt poolt katki läheb. Lisaks sellele, et ankrutorniid toetavad kurve, mängivad need olulist rolli kogu süsteemi turvalisuses, toimides peatuse punktina. Kujutage ette, et üks 100 kilomeetrite pikkune ülekandeliin koosneks ainult kergetest ripptornidest. Kui üks torn kukuks, võiks see tõmmata kaasa järgmise, tekitades kilomeetrite pikkuse katastroofilise doominoefekti. Ankrutorne paigutatakse strateegiliselt iga paari kilomeetri tagant, et katkestada võimalik doominoefekt. Need toimivad tõeliste ankrutena, mis hoiavad ülejäänud liini püsti, kui mõnes lõigus peaks juhtuma õnnetus. See on ennetav inseneritöö, mis tagab, et kohalik probleem ei muutuks suureulatuslikuks piirkondlikuks elektrikatkestuseks. Väga silmapaistev oma erilise esteetika poolest on tugikaablitega torn. Võib-olla oled juba näinud sellist torni, mis meenutab V või ümberpööratud Y-tähte, mis seisab tasakaalus ühel alusel ja on kinnitatud maakünge õhukeste terasstrossidega, mis ulatuvad selle otstest.
Need tornid on materjalide säästliku kasutamise meistriteos. Kuna terastrossid, mida nimetatakse ka tugitrossideks, võtavad enda kanda suurema osa tuule külgjõududest ja tõmbepingest, võib keskne metallkonstruktsioon olla palju kergem. Need on ideaalsed lamedatel ja avaratel maastikel, kus suurte terasetükkide transport oleks kallis ja keeruline. Tugikaablitega torn on lihtne kokku panna ja väga odav, kuid sellel on üks puudus. See vajab palju suuremat maa-ala, et kinnitustrossid saaksid ohutult maasse ankurdada. Seevastu, kui ruumi on vähe, näiteks linnade lähedal või väga künklikel aladel, kasutatakse inseneritöös vabalt seisvat torni. See on klassikaline võrestiktorni mudel, mis seisab iseseisvalt 4 betoonjalal. See ei vaja püsimiseks väliseid kaableid, mis võimaldab seda paigaldada kitsamatesse trassikoridoridesse. Isekandvat torni on äärmiselt mitmekülgne ja seda saab projekteerida monumentaalseteks kõrgusteks, olles eelistatud valik laiade jõgede või sügavate orgude ületamiseks. Kuigi see tarbib rohkem terast kui tugikaablitega torn, kompenseerivad selle vastupidavus ja väiksem maapinnavajadus investeeringukohtades, kus maa on kallis või juurdepääs piiratud. Nende 4 tüübi vahel valimine ei ole juhuslik ning nõuab põhjalikku logistika ja geoloogia uurimist. Näiteks pinnase tüüp määrab, milline saab olema vundament. Kivisel pinnasel on lihtsam ankurdada tõmmitsatega tornikaableid, samas kui liivastel või pehmetel pinnastel võib ainus võimalik lahendus olla iseseisev torn koos sügavate betoonvundamentidega. Lisaks peab inseneriteadus arvestama korrosiooniga. Rannikualadel söövitab soolane mereõhk terast kiiresti, mistõttu on vaja tugevamaid kuumtsinkimise protsesse või isegi selliste vormide kasutamist, mis hõlbustavad hooldust ja kaitsvat värvimist. Aastate jooksul iga detail, alates nurgikute paksusest kuni kasutatava poldi tüübini on läbi mõeldud nii, et konstruktsioon kestaks vähemalt 50 aastat ilma kriitiliste riketeta. Teine põnev tegur on tuule mõju projekteerimisele. Kas sa oled märganud, et tornid on alati õhulised täis tühimike terasvarraste vahel? See ei ole ainult metalli kokkuhoid. Kui torn oleks tahke sammas, oleks tuule jõud selle vastu nii suur, et vundament peaks olema tohutult suurem ja kallim. Kasutades võrestikusüsteemi laseb inseneritöö tuulel konstruktsioonist läbi minna vähese takistusega, vähendades oluliselt mehaanilist koormust. See on sama põhimõte, mida näeme Eiffeli tornis. Tuule läbilaskus on see, mis võimaldab nii kõrgetel konstruktsioonidel jääda kergeks ja stabiilseks, isegi tugevate tormide ajal. Lõpuks on materjalide areng toonud meie maastikele ka uusi vorme. Viimasel ajal on hakanud ilmuma niinimetatud terasest tüvikoonilised postid, mis on ühtsed ja siledad sambad. Väga sarnased hiiglaslikele valgustuspostidele. Neid kasutatakse peamiselt linnapiirkondades, sest need võtavad maapinnal väga vähe ruumi ja avaldavad väiksemat visuaalset mõju, olles kaasaegsemad. Kuigi nende valmistamine ja transportimine ei ole kallimad, kuna kaal on koondunud, näitavad need postid, kuidas inseneriteadus kohaneb pidevalt ühiskonna vajadustega, püüdes tasakaalustada tehnilist tõhusust, visuaalse harmoonia ja olemasoleva ruumi nutika kasutamisega. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja et me sind oma videotes meeles peaksime. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või videokirjelduses olevat linki, et saada ligipääs mitmetele võimalustele, arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Ja siis, millist neist mudelitest näed sa kõige sagedamini, kui reisid meie riigi maanteedel? Kas sa juba teadsid, miks neil on erinevad kujundid? Jäta oma vastus siia kommentaaridesse ja jätkame seda vestlust. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii insenerihuvilised. Suur kallistus ja näeme järgmises videos.